Igal aastal diagnoositakse Eestis rinnavähk rohkem kui 700 naisel. Tugeva vähisoodumusega suguvõsast pärit Merike Värikul eemaldati rinnavähi tõttu osa lümfisõlmedest, rinnad ning munasarjad ja ta läbis ülirängaks osutunud keemiaravi. Täna on Merike muutunud naine, kuid muutus ei tähenda vaid valu ja kannatusi. Muuhulgas näitlemisega tegelema hakanud Merike on paradoksaalselt rohkemgi elus kui enne haigestumist. Kui oluline haigusega silmitsi seistes huumorimeele säilitamine on? See oli ülioluline. See aitaski sellega hakkama saada, sellepärast, et kui ma ei suutnud diivani pealt püsti tõusta, siis ma vaatasin päevade kaupa 2,5 meest ja mingeid selliseid toredaid huumorisaateid ja lugesin mingeid vanasid lasteraamatuid, mis olid jätnud lapsepõlvest tereda mälestuse ja asju, mis tekitasid positiivse tunde ja kus sai naerda. Sul on terve see publik on peos ja sa räägid selle, üks käib kogu enne. See kaasa võtta, aga vedelikke mitte. Just. Arvestades seda haigust sai ka kõik oma endine elu ümber hinnatud ja nüüd oskan rohkem hinnata seda päeva, mis on ja püüan tegeleda nende asjadega, mis mulle rõõmu pakuvad ja hobid on väga tähtsad. Ma käisin selle lennuki nüüd Barcelona asemel suunata Valka. Mida sina siin teed? Ma lugesin su päevikust, mis sul plaanis on? Sa lugesid mu päevikut, see on haige. Lisaks hobidele käib Merike aga ka tööl. Muuhulgas on ta rakendanud oma vähikogemused üldise hüve ette ning nõustab nüüd Põhja-Eesti regionaalhaigla teabetoas oma saatuse kaaslasi. Ma vahel imestan, kui kergekäeliselt inimesed suhtuvad sellesse, et kas neil on haigekassa kindlustus või mitte. Et tihti see käitumine on, nad võiksid seda omada, aga nad millegi pärast ei taha seda. Ja see on minu jaoks täiesti nagu uskumatu. Ja kusjuures väga hästi on vahepeal haigekassa teenused arenenud. Kui minul avastati vähka, siis ei makstud selle geenitesti eest, nüüd tasutakse, siis ei makstud ekspandrite eest, nüüd tasutakse ja veel ka lümfimassaažid ja järjest see nimekiri suureneb ja selle üle on väga hea meel. Päris kõike vähipatsiendi inimväärseks eluks vajalikku, aga aastatega arenenud ravikindlustus ikka veel ei korva. Minu suur unistus oleks see, et kõik Eesti vähihaiged, kes suunduvad keemiaravile, saaksid tasuta paruka, sest et see on väga suur stressi ja mureallikas nendele. Et vanad inimesed ütlevad, et nad tahaksid väärikalt surra, et nad ei taha minna keemiaravile, sest juuksed tulevad ära ja noored kardavad teiste noorte halvakspanu ja kõike seda, et see võib küll mõelda, et mis see siis nii on, aga see on ikka väga suur mure. Selline odavam parukas maksab 100 eurot, aga pensionäärile on see väga suur väljaminek. Mis on aga olulisem asi, mida Merike Värik kõigile uutele vähipatsientidele toonitada tahaks? Ohtlik on see, kui jäädakse oma raviga hiljaks, et saadakse diagnoos, vähidiagnoos ja siis otsustatakse, et ei, ma veel ei lähe arsti juurde. See on täiesti lubamatu, sest sellega te võtate endalt võimaluse ära terveneda, et kohe tuleb ärjal sarvist kinni äärata ja tegutseda vastavalt juhistele. Kas vähiga on võimalik elada täisväärtuslikku elu? On küll, ainult et mõned asjad tuleb ümber hinnata enda jaoks, et mis on sinu jaoks täisväärtuslik elu, selle üle tuleb mõelda. Et on võimalik elada ja on võimalik rõõmsalt elada, aga kõik oleneb endast, et kas sul klaas on pool tühi või pool täis.